Venemaa ja Euroopa peavad just neil päevil kinniseid läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle, ilma Ukraina enda osaluseta. Täna 5. augustil. Bloomberg teatas Venemaa ja Euroopa riikide esindajate salajasest kohtumisest, mis oli pühendatud rahu arutamisele. Ja Ukraina ei olnud selle laua taga kohal. Samal päeval, nagu te teate, lõpetas Euroopa Liit ametlikult ajutise kaitse andmise äsja saabunud sõjaväekohustuslikele ukrainlastele. Ja Saksamaa Leipzigi lennujaamas avastati lõhkeainega droon otse Ukraina transpordilennuki kõrval. Ja see droon ei plahvatanud lihtsalt sellepärast, et detonaator oli natuke lahti tulnud. Selles saates arutamegi, mis kohtumisi eurooplased ja venelased peavad ning miks toimub see ilma Ukraina osaluseta. Kuidas Euroopa ühelt poolt aitab Ukrainat rahaliselt ja sõjaliselt, kuid samal ajal piirab ukrainlaste kaitset Euroopas. Ja kuidas Venemaa on taas naasnud sõjaliste provokatsioonide juurde Euroopas, samal ajal kui ta peab salajasi läbirääkimisi eurooplastega. Üldiselt alustame, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Vaadake kohe praegu selle video all, kas olete selle kanali juba tellinud. Sest paljud vaatavad minu saateid ilma tellimata. See on väga oluline. Me liigume 300 000 tellija poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii et täna 5. augustil, pärast seda, kui Kiiev ja Kiievi piirkond toibusid kohutavast Vene pommitamisest, sai teatavaks, et eurooplased ja venelased arutavad ilma Ukraina osaluseta, kuidas sõda Ukrainas lõpeb. Bloombergi agentuuri andmetel toimus eelmisel päeval Venemaa ja Euroopa esindajate salajane kohtumine, mis oli pühendatud rahu läbirääkimistele ilma Ukraina osaluseta. Ja ma ütlen, et see kohtumine toimus taas. See tähendab, et see ei ole esimene kohtumine. Hiljem selgitan miks. Juba iseenesest see, et sõda oma territooriumil pidav pool puudub läbirääkimiste laua taga, kus arutatakse selle sama sõja lõpetamist, on fakt, mis väärib tähelepanu ja tõstatab eurooplaste kohta suuri küsimusi. Kuid siin on oluline kohe teha üks täpsustus. Suletud eelnevad diplomaatilised kontaktid riikide vahel toimuvad regulaarselt pikaajalistes konfliktides ja mitte iga selline kontakt ei tähenda automaatselt mingit savakokkulepet. See ongi see niinimetatud teise ja 3. taseme diplomaatia. Just selle kohtumise salajasus ja asjaolu, et sellest saadi teada ajakirjandusse lekkinud info kaudu, mitte ühegi osaleva poole ametliku avalduse kaudu, on iseenesest kõnekas. Aga jällegi, ärge kiirustage endale tuhka pähe raputama, ma selgitan miks. Nagu teada sai, pidasid Euroopa riigid eelmisel kuul veel ühe salajase kohtumise Vene Föderatsiooni esindajatega Ukraina sõja lõpetamise küsimuses. Bloombergi andmetel liitusid nende läbirääkimistega Euroopa poolt endised kõrged ametnikud Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Venemaalt. Seal viibisid muu hulgas ka endine Suurbritannia riikliku julgeoleku nõunik Tim Barrow, endine Saksamaa riigisekretär Markus Ederer ja kogenud Prantsuse diplomaat Pierre Vimont. Kes Kremlis sellel kohtumisel osales, allikad ei avaldanud. Kuid ma tsiteerin siinkohal Bloombergi, et selle kohta ei tekiks asjatud paanikat. Tsitaat. Sageli osalevad endised ametnikud ja mõttekodade esindajad mitteametlikes diplomaatilistes pingutustes väljaspool valitsust, et uurida võimalikke lahendusteid keerulistele rahvusvahelistele probleemidele. Sellised kohtumised on enamasti eraalgatuslikud, neil puudub ametlik mandaat ning need toimuvad ekspertide arutelude vormis. Need niinimetatud teise tasandi kohtumised või teise raja diplomaatia kohtumised on suunatud ideede vahetamisele, mis hiljem võivad jõuda valitsuskanalite kaudu edasi. Tahan märkida, et see ei ole esimene kord, kui sai teatavaks salajaste läbirääkimiste pidamine, milles osalevad Euroopa liidrid ja Vene esindajad. Eriti mainin, et juulis teatas Aserbaidžaani president Ilham Aliyev Saksamaa ja Venemaa Föderatsiooni esindajate kohtumisest oma riigi territooriumil. Aliyevi sõnul oli kohtumise teemaks ka sõja lõpetamine Ukrainas.
Ukraina välisministeeriumis reageeriti sellele infole, öeldes, et sellistel kohtumistel on sõja lõpetamise seisukohalt peaaegu olematu tähtsus. Nii et paanikaks pole põhjust, midagi olulist ei toimu Ukraina selja taga. Tegelikult kui aus olla, siis teise või isegi kolmanda taseme diplomaatia on tavaline arvamuste vahetus. See on sama, kui mingid endised ametnikud või isegi meie siin istume ja arutame selle üle, kuidas võiks lahenduseni jõuda. Ehk siis hüpoteetiliselt pakkuda välja mingeid variante, ideid, neid arutada ja tagasi lükata. Pakkuda midagi uut ja nii edasi. See on nagu aruteluklubi, kui soovite, aga siiski on oht, et sellest aruteluklubist pärit info jõuab tõesti ametlike valitsuste tasemele. Tegelikult kasutataksegi tavaliselt just sellist teise taseme diplomaatia vormi selleks, et arutada mõningaid delikaatseid, ebapopulaarseid probleemilahendusi. Ja kui midagi läheb valesti, saab öelda, et vaadake, ametlikult ei ole seda küsimust isegi tõstatatud. Jah. Keegi kusagil arutas seda, aga ametlikult mitte. Samal ajal kirjutavad Saksamaa meediaväljaanded täna, et just Ukraina sõda on muutnud Ukraina relvajõud Euroopa peamiseks tegelikuks julgeoleku tagajaks Ameerika Ühendriikide armee asemel. Nimelt peaks Euroopa täielikult keskenduma koostööle Ukraina relvajõududega, arvestades USA lahkumist piirkonnast. Selle väite loogika on otsene. Ameerika sõjalised ressursid on paralleelse sõja tõttu Iraaniga nii kurnatud, et Washington, nagu me juba varasemates saadetes arutasime, keeldub isegi Ukrainale valmis rakette tarnimast. Ukraina armee jääb tegelikkuses selleks tõeliseks toimivaks kilbiks, mis füüsiliselt takistab metsistunud Venemaa edasiliikumist läände juba üle 4 aasta. Kuigi see tekitab ilmse vastuolu juba ainuüksi sellega, et läbirääkimised toimuvad ilma Ukraina osaluseta. Ilma selle riigi ja selle armeeta, kes tegelikult tagavad praeguse Euroopa julgeoleku, oma jõududega ja oma verega. Veel üks tänase päeva suur uudis on Euroopa Liidu otsus lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväekohustuslikele ukrainlastele, kes saabuvad Euroopa Liitu. No on selge, et see puudutab eelkõige just ajateenistuse ealisi mehi. Vaatame, mida see praktikas tähendab. Jutt käib ajateenistusealistest meestest, kes varem saabudes Euroopa Liidu riikide territooriumile võisid saada ajutise kaitse staatuse. See tähendab seaduslikku õigust viibida Euroopas, töötada, saada sotsiaaltoetusi nagu teisedki põgenikud. Nüüd on see tee äsja saabunud sõjaväekohustuslikele ukrainlastele suletud. Mõte on selles, et ajateenistuseas mehed peavad jääma Ukrainasse ja kaitsma riiki, mitte otsima kaitset välismaal. See on otseselt kirjas Euroopa Ülemkogu otsuses. See on sisuliselt tsitaat sellest. Oluline on märkida, et otsus on juba jõustunud, see ei oota 2027. aasta märtsini. Ei, see jõustus juba Euroopa Ülemkogu otsuste ametlikus väljaandes avaldamise hetkel. Ja näiteks Tšehhi on juba ametlikult teatanud, et alates tänasest 5. augustist peavad Ukraina mehed tõendama, et nad on täitnud oma sõjaväekohustuse Ukraina ees. Platvormi Reserv Plus saabil vastasel juhul Tšehhi ajutist kaitset Euroopas ei paku. Samal ajal jätkab Venemaa olukorra destabiliseerimist Euroopas uute diversioonide ja provokatsioonide abil. Kolmapäeva 5. augusti öösel avastasid töötajad Saksamaal Leipzig-Halle lennujaamas eseme, mis meenutas lõhkeainega modifitseeritud drooni otse Ukraina transpordilennuki AN-124 parkla kõrval. Politsei aruannete kohaselt oli droonile kinnitatud lõhkeaine ja detonaator. NATO kinnitas ametlikult seadme avastamise fakti alliansi esindaja kaudu, täpsustades, et seade kandis just lõhkeainet koos detonaatoriga. Saksa väljaande Bild andmetel andis nitraatide test positiivse tulemuse ja drooni sees avastati rikkis detonaator, mis ilmselt oli lahti tulnud juba enne käivitumist. See tähendab sisuliselt, diversioon ebaõnnestus puhtalt tehnilistel põhjustel, mitte sellepärast, et see oleks õigel ajal lurjatud. See peatati, kuna droon oli sisuliselt juba jõudnud maanduda lennuki kõrvale.
Seetõttu oli reaalne oht, et Ukraina transpordilennuki oleks Saksamaa territooriumil võinud metsikud venelased õhku lasta. See, et see detonaator ei töötanud, oli lihtsalt juhus. Juhtumi tõttu suleti lõunapoolne stardi- ja maandumisrada lennujaamas, mis muide on üks DHL-i peamisi logistikaselmi Euroopas, ajutiselt. Mitmed lennukid, sealhulgas reisilennuk, tuli ümber suunata. Ja see pole sugugi ainus juhtum, ainult. 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul Saksa lennunavigatsiooniteenistus registreeris Saksamaa lennujaamades 145 tõrget. Loata droonilendude tõttu ning enamasti ei õnnestunud nende droonide operaatorit tuvastada. Just sellepärast avati Saksamaal juba eelmise aasta detsembris uus riiklik droonide vastane keskus ja loodi spetsialiseeritud politseiüksus, kus töötab üle 130 töötaja. Kuid, nagu näeme, ei saa nad probleemiga seni hakkama. Ja Leipzigi lennujaamas ei kaitsnud plahvatuse eest mitte nende töö, vaid lihtsalt droonirikke ja see, et detonaator ei töötanud. Ja nüüd kõige huvitavam osa. Kas mäletate, kuidas varem Poola peaminister Donald Tusk rääkis, et tema andmetel valmistab Venemaa ette droonirünnakuid Euroopas, teeseldes, et need on Ukraina droonid. Nii et täna kirjutab väljaanne Militarni, et selliseid droone võidakse kasutada mitte ainult rünnakuteks Ukraina vastu, vaid ka diversioonideks või provokatsioonideks otse Euroopa riikides, teeseldes, et need on Ukraina rünnakud. Ja selle võimaluse kinnitas tegelikult ka Ukraina presidendi nõunik kaitsetehnoloogiate arendamise alal Sergei Flesh-Beskresnov. See tähendab, et droonide kasutamise riskist Euroopa vastu provokatsioonideks, mis on maskeeritud Ukraina rünnakuteks, räägib otse inimene, kes kuulub Ukraina presidendi lähikonda. Iseloomulik oli ka erinevate NATO riikide reaktsioon sellistele õhuintsidentidele. See ei ole sugugi ühtne. Näiteks Rumeenia hakkas pärast seaduse muudatusi palju aktiivsemalt vaenulikke droone alla tulistama. Samal ajal kui Poola, mis on NATO idatiiva võtmeriik, tekitavad küsimusi oma otsustamatusega. Näiteks, tuletan meelde, Rumeenia tulistas 3 ööd järjest alla Vene droone ja need lakkasid sinna lendamast. Aga Poola hiljuti lihtsalt jälgis seda, kuidas Vene rakett H-101 lendas 70 kilomeetri kaugusele Poola sisemaale ja kukkus põllule. Kuigi sel aastal hindavad Euroopa liitlased üldiselt märgatavalt tõsisemalt metsistunud Venemaa ohtu ja valmistuvad aktiivsemalt võimalikuks vastasseisuks kui varem. Kuid nagu näeme, Venemaa jätkab ühelt poolt katseid leida Euroopas kedagi, kellega kokkuleppele jõuda, kelle kaudu segadust külvata ja kuidas Euroopas ikkagi oma narratiivi edendada, teisalt aga korraldab ilmselgeid provokatsioone Euroopa sees. Aga mida teeb Euroopa? Õigesti, piirab Ukraina meestele ajutise kaitsestaatuse saamise võimalust. Lihtsalt fikseerime selle faktina. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse selle video all. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega.